No tervist siis kõikide vaatajatele. Tänases videos ma otsustasin teiega jagada 25 nõuannet, kuidas väljendada enda mõtteid selgelt ja kuidas olla parem suhtleja. Alustuseks ma ütlen, et mul endal on ka suhtlemisoskusega veidi keeruline, sest ma olen introvert ja ma ei tunne ennast eriti enesekindlalt, kui ma suhtlen võõraste inimestega ja pean nendega pikalt rääkima. Et alatasa ma kasutan mingeid täitesõnu või hakkan kokutama või midagi säärast. Ja see jätab minust ebakindla mulje. Seega ma olen aru saanud, et ma pean selle kallal töötama, ma pean parandama enda sotsiaalseid oskuseid ja sellepärast ma olen selle kallal, ütleme siis, töötanud ja harjutanud enda suhtlemisoskuseid. Mu suhtlemisoskused ei ole kindlasti ideaalsed. Kindlasti mitte, aga ma harjutan enda suhtlemisoskuseid ja proovin saada paremaks suhtlejaks. Nii et see selleks, igatahes lihtsalt, et teaksite, et ma ei ole kindlasti kõige parem suhtleja, eks ole, ja mul on veel palju tööd teha selleks, et saada paremaks suhtlejaks. Aga 25 nõuannet siis, kuidas väljendada enda mõtteid selgelt ja olla parem suhtleja. Esimene nõuanne, silmside. Kui sa räägid inimesega, siis vaata talle silma. Sa ei pea talle õllitama silma, aga loo silmside. See näitab, et sa oled enesekindel. See näitab, et sa pead endast lugu ja et su jutul on ka tõsi taga. Et sa tead, millest sa räägid. Sa jätad endast enesekindlama mulje ja üldsegi see on normaalne vaadata silma, kui sa räägid inimesega. Sest kui sa vaatad kuskile maha või taevasse või nurka, see jätab mulje, et sa oled ebakindel ja varjad midagi. Seega loo silmside. Järgmine soovitus on see, et naerata. Et naeratus jätab ka sinust parema mulje. Inimesed soovivad sinuga suhelda, kui nad näevad, et sa oled positiivne ja naeratad. Naeratus on väga oluline. Kolmas soovitus, ära hoia käsi taskus ega käsi ristis. See jätab mulje, et sa oled ebamugavas olukorras, sul on ebameeldiv olla ja keegi ei soovi sinuga suhelda. Selle asemel ole vaba, ole relaxed ja veendu jah, et sul ei oleks käed taskus. See näitab, et sa varjad midagi, et sa oled jällegi ebakindel. Ja kui sul on käed ristis, see näitab, et sa kohe üldse ei soovi suhelda. Seega ära pane oma käsi risti ja ära hoia oma käsi taskus, kui sa räägid inimesega. Siis 4. soovitus, aeglased liigutused. Sul ei ole mitte kuskile kiiret. Rahulikult, kõnni rahulikult. Kui seisad püsti, siis rahulikult. Lihtsalt kui sa oled harjunud kätega rääkima, siis ka rahulikult räägi, et ära kiirusta. Veendu, et need liigutused, mida sa nagu teed, et need oleksid aeglased. Et see on sellepärast lihtsalt, et sa ei seisaks pulk sirgelt, vaid et sa oleks vaba ja siis sa liigutad enda keha veits ja siis, et need liigutused oleksid aeglased, jah. 5. soovitus. Räägi aeglaselt rahulikult. Sul ei ole mitte kuskile kiiret. Väljenda enda mõtteid selgelt, arusaadavalt, rahulikult. Ja ära ürita kiiresti oma arvamust nagu ära öelda, et jäta endale aega rääkimiseks ja siis räägi rahulikult. Ja selgitama mõtteid selgelt kindlasti, et ära lihtsalt vurista ette ja siis keegi ei võta sind tõsiselt. See jätab mulje, nagu sa oleksid ebakindel ja üldsegi keegi ei võta tõsiselt. Mitte keegi isegi ei mäleta, mida sa ütlesid, kui sa lihtsalt kiirustad selle rääkimisega, et selle asemel puterdada, räägi selgelt, arusaadavalt ja võta endale aega enda mõtete väljendamiseks. Siis 6. soovitus, väldi ropendamist.
ära ropenda. See näitab, et sa oled mitte täiskasvanulik ja see on üldsegi väga, väga ebaviisakas. Nii et kindlasti ära ropenda. Siis 7. soovitus, ära kasuta täitesõnu. Täitesõnad siis ja või siis parasiitsõnad näiteks kokutamine. Et kui sul on kokutamisega probleeme, siis see on arusaadav. Ma saan sellest aru. Aga kui sa kasutad parasiitsõnu või täitesõnu selleks, et täita tühimikke, võtta nii-öelda mõttepausi, siis ära tee seda. See näitab, et sa oled ebakindel ja sa kõlad ebaselgelt. Selle asemel, kui sul tekib nii-öelda see moment, kus mõte jookseb kokku, võta mõttepaus. Lihtsalt räägi oma jutt ära ja võta mõttepaus. Et see jätab mulje, et sa oled enesekindlam. Kui sa vuristad kõik oma jutu kiiresti ette ja kasutad hästi palju siukseid see jätab mulje, et sa oled ebakindel. Et ära kasuta täitesõnu ja parasiitsõnu. Siis kindlasti enne kui räägid, mõtle, millest sa räägid. Vali sõnu, see on väga oluline. Sellepärast, et nagu me teame, osasid sõnu ei saa mitte kunagi tagasi võtta ja alati on parem, kui sa valid sõnu, et ole teadlik, millest sa räägid ja mida sa räägid ja jälgi oma sõnakasutust. Enne seda, kui midagi ütled, siis mõtle selle peale. Siis ära suru enda arvamust peale. Sinu arvamus ei ole ainuõige. Igal inimesel on oma arvamus, eks ole. On osad inimesed, kellel ei ole ka oma arvamust ja kes lihtsalt siis usuvad kellegi teise arvamust, on ju vähemalt. Aga ühesõnaga, ära suru enda arvamust peale, sinu arvamus ei ole ainuõige. Et selline soovitus. Siis ole hea kuulaja. 75% ajast kuula, 25% ajast räägi. Sa ei pea nüüd protsentuaalselt ka seda võtma, aga lihtsalt tea, et enamus aeg, kus sa siis nii-öelda oled vestluses, enamus ajast kuulab, mida on teisel inimesel öelda ja siis räägi. Räägi vähem. Aga ära unusta rääkimist. Kui sa ainult 100% kuulad, siis see on ka vale. Et pigem kuula rohkem ja räägi vähem. Ja kindlasti ära sega vahele, kui inimene väljendab enda mõtteid. See jällegi näitab, et sa oled ebaviisakas, kui sa segad vahele teisele inimesele samal ajal, kui ta oma mõtteid väljendab. Seega kindlasti ära sega vahele. Siis väldi üleliigseid sõnu. Jõua võimalikult kiiresti jutupointini. Mida rohkem sa kasutad üleliigseid sõnu, seda pikemaks sa teed jutuajamise. Ja see ei ole kindlasti mõistlik, kui sa 10 minutit räägid mingil sellisel teemal, milles sa oleksid võinud rääkida ka 2 minutit ja oleksid jõudnud ikka sama pointini. Et väldi üleliigsete sõnade kasutamist, räägi lühidalt, selgelt ja jõua võimalikult kiiresti jutupointini. Siis laienda enda silmaringi, kuula podcast'e, arenda ennast, koge uusi asju. Mida laiem on sinu silmaring, seda huvitavam inimene sa oled, seda huvitavam on sinuga rääkida. Nii et, nagu ütlesin, laienda enda silmaringi. Järgmine soovitus. Õpi teistelt inimestelt suhtlemisoskuseid. Vaata, kuidas räägivad teised inimesed. Sa ei pea neid kopeerima, aga jälgi, kuidas nad suhtlevad. Milline on nende kehakeel? Milline on nende sõnakasutus? Ja tee sellest järeldusi. Võta õppust nii-öelda. Ära kopeeri, aga võta õppust. Näiteks ma soovitan
kuulata podcast'e või käia üritustel, kus sa näed erinevaid inimesi, on ju, ja siis sa näedki, kuidas erinevad inimesed suhtlevad. Kuidas suhtlevad teismelised, kuidas suhtlevad täiskasvanud, kuidas suhtlevad ärimehed, kuidas suhtlevad koomikud. Mida laiem on sinu silmaring, mida rohkem sa oled näinud, kuidas inimesed suhtlevad, seda paremini sa saad aru, et milline suhtlemisviis on õige, millises olukorras, on ju. Et nii-öelda sa ei saa nii-öelda ainult ühtmoodi suhelda kogu aeg, et erinevad olukorrad on, siis on ka mõistlik kasutada erinevat suhtlemisviisi, on ju. Siis järgmine soovitus on see, et kui sa näed, ütleme, vajadust kellegile komplimenti teha, siis kindlasti tee kompliment. See on vajalik. See jätab sinust taaskord parema mulje. See on siuke väike, nii-öelda väike nõuanne, et jah, julge teha komplimente, on ju. Et kui sa näed, et kellelgi läheb väga hästi või keegi on midagi väga vägevat teinud, siis tee kompliment. Et jah. Siis kui sa suhtled inimestega, kindlasti küsi küsimusi ja ole chill. Ära räägi liiga palju endast. Küsi küsimusi, ole selline vaba, ära ole pinges. Sa ei pea küsima isiklikke küsimusi, aga näita, et sa oled teise inimese jutust huvitatud. Et kui sa räägid ainult endast, see näitab, et sa oled egoistlik. Või vähemalt jätab sellise mulje. See ei pruugi tähendada, et sa egoistlik oled, aga see jätab sellise mulje teistele inimestele, nagu sa hooliksid ainult endast. Seega küsi küsimusi inimestelt ja ole vaba, ole chill, ära ole pinges. Mida vabam sa oled, seda parema mulje, seda nii-öelda, kui sa oled easy going, siis inimesed tahavadki sinuga suhelda, sest sa ei ole pinges ja nad tunnevad ennast ka mugavalt. Aga kui sa oled pinges, sa oled ebakindel, siis keegi ei taha kahjuks sinuga suhelda, nii et ja ole chill. Siis järgmine soovitus on see, et kui sa suhtled inimesega ja ta räägib mingil teemal, kus ta avaldab enda arvamust. Ja sa näed, et sul on juurde midagi lisada, siis julgelt võid anda endapoolseid soovitusi, ehk siis muuta vestlust huvitavamaks ja samas saad sa enda arvamust ka avaldada, et ära suru enda arvamust peale, nagu eelnevalt ütlesin, vaid lihtsalt vabalt anna ka endapoolne soovitus. Kui sa näed, et saab midagi paremaks muuta, siis anna endapoolne soovitus juurde. Siis ma soovitan lugeda raamatuid, harida ennast. Mida rohkem sa oled raamatuid lugenud, seda parem on. Seda laiem on sinu silmaring. Siis oluline on enesekindlus. Mida enesekindlam sa oled, seda mugavamalt sa tunned suhtlemisel. Ja kindlasti veendu, et sa paned rõhku välimusele ja hügienile. Et kanna normaalseid riideid, ära kanna mingeid suvalisi riideid, on ju. Veendu, et sa tunned endast enda kehas mugavalt, et sa hoolitsed enda hügieeni eest ja et sul on seljas normaalsed riided nii-öelda, on ju. Ühesõnaga, et inimestel jääks mulje, et sa hoolitsed enda eest, sest keegi ei taha suhelda inimesega, kes
ei hoolitse enda hügieeni eest ja kes kannab mingisuguseid väga F-up riideid. Vot. Ja viimane soovitus on siis see, et alati jää rahulikuks. Alati säilita rahu. Vahet ei ole, mis olukord. Sa pead jääma rahulikuks. Sest kui sa ei jää rahulikuks ja lähed liiga emotsionaalseks, siis kõik asjad lähevad lappesse. Kõik asjad lihtsalt lähevad allamäge. Sa pead suutma jääda rahulikuks ja mõelda kaine mõistusega, mida teha. Et kas argumendis või siis, ütleme niimoodi, keegi avaldab enda arvamust, sa tunned, et see ei ole õige, mis ta räägib, aga selle asemel, et reageerida agressiivselt selle peale, hoopis jää rahulikuks ja säilita rahu. Sest ma arvan, et see on kõige õigem. See on kõige targem, nii et jää rahulikuks. Igatahes, sellised soovitused. Tõenäoliselt tuleb ka teine osa, sest mul sai aku tühjaks ja ma ei jõudnud kõiki asju kahjuks siin videos ära rääkida. Aga tuleb ka teine osa, nii et püsige lainel tänase jooksul arvatavasti, nii et näeme varsti. Tšau!